Tere, mina olen Eija Uus ja sa vaatad Rahvaraamatu sisuhäälingut Raamaturännak. Täna on meil külas luuletaja Joonas Velma. Tere! Tere! Tavaliselt, kui sind tutvustatakse, siis märgitakse ära ka väga oluline tiitel Euroopa luuleprõmmu meister. Ma arvan, et meie vaatajate seas on nii mõnigi inimene, kellel pole aimu ka, mida see tähendab. Mis asi on üldse luuleprõmm? Luuleprõmm võib-olla kõige lihtsamalt seletatuna on luuletuste Eurovisioon. Ehk siis inimesed lähevad oma luuletusega lavale, peavad selle ette kandma, inimesed annab punkte, selgub võitja ja õhtu saab läbi. Et ma arvan, et see luuletuste Eurovisioon on kõige võib-olla lihtsam kontseptsioon. Et kunagi alguse sai USA-st 80-ndatel, kui luuleõhtud tundusid inimestele igavad, siis mõeldi, et mingit huvitavat formaati teha ja siis mõeldi, et aga paneme luuletajad omavahel võistlema, et tekiks mingi selline mõnes mõttes nagu pseudohasart. Ja see raamistab selle luuleõhtut üsna hästi, et on nagu mingi võistlejad, mingi punktid, mingi tulemuspublik on kaasatud. Ja see töötas üsna hästi ja levis üle maailma ja siis 2000-ndatel jõudis see ka esialgu ka Eestisse mingil kujul, vahepeal nagu vaibus veidi ja siis 2010-ndatel hakkas jälle nagu Jaan Malini ja Sirel Heinlo ja teiste eestvedamisel jälle nagu kasvama, et meil toimub siin Eestis on kohalikud sellised võistlused, kus inimesed saavad omavahel oma luuletustega võistelda ja siis riiki on võimalik siis esindada ka Euroopas ja tegelikult on ka maailmameistrivõistlused nagu luuleslämmis või luuleprõmmus. Aga kui Eestis need toimuvad, ma ka aeg-ajalt näen neid, kas või mingeid Facebooki evente. Ma mõtlen nüüd, et ma võib-olla prõmmul isegi ei ole käinud. Et lihtsalt olen käinud väga erinevatel luuleõhtutel, aga kas seal pigem peab olema nagu etableerunud luuletajad seal osaleda või iga inimene tänavalt, kes tunneb, et tal on julgust ja sõnu võib sinna minna osalema? No pigem etableerunud luuletajad ei lähe üldse sinna, et nendel on mingi teised asjad, et pigem see ongi võimalikult selline demokraatlik, kõik on oodatud, seal on mingid teatud tingimused, näiteks et tekst peab ise olema, või peab olema enda tekst ja see on ajaline limiit, Eestis on näiteks 3 minutit, Saksamaal näiteks on 6,5 minutit, et see sõltub nagu riigist ja et ei tohi olla mingi väga spetsiifilisi kostüüme, see ei saa mingi lotena minna näiteks luuletusi lugema ja vist muusikalisi instrumente ei tohi olla, et ei muutuks Eurovisiooniks. Aga etableerunud luuletajatest, pigem nad väldivad seda, sest kuna see võistlusmoment tekitab mingit niisugust nagu, et aga mis siis, kui ma nagu kaotan ja kas ma siis ei olegi enam nagu nii kõva või nagu, et kas ma pean üldse, pigem isegi on see, et see luuleprõmm võimaldab nagu, et inimestel on nagu tunne, et võib-olla nad tahavad tõestada endale midagi ja nagu ennast proovile panna. Kui sa oled juba 20 luule kogu avaldanud, siis see proovile panemine käib kuskil mujal, mingis muus kontekstis, et sa ei vaja nagu seda võistlust. Ma arvan, et maailmas ka pigem seal võistlemas käivad rohkem nooremaid inimesi või vanemaid inimesi. Eestis on ka mõned väga veteran-slämmijad, näiteks Jaak Känd Pärnust, aga aeg-ajalt ikkagi eksib sinna ära ka tuntud luuletajaid, mille üle mul on alati ülihea meel, mis on ülilahe, kui näiteks Jürin Rooste on käinud viimastel aastatel korduvalt seal slämmil ja teisi ka. Mõnes mõttes hästi stamp küsimus, aga lihtsalt ma ise eile inimene tänavalt, reaalselt täiesti võõras inimene, Tartu bussis istus mu kõrval ja küsis siiralt, mitte nagu ajakirjanikuna, vaid lihtsalt inimesena tänavalt, et aga miks sa kirjutad? Kust see tuleb, et sa nüüd arvad, et sa pead need mõtted üles kirjutama ja neid kellegi jagama? See ongi võib-olla niisugune miljoni, ma ei tea, mitte dollari, raha ei saa selle eest, et mingi muu miljoni küsimus. Miljoni krooni küsimus, et ma ei tea, see on lihtsalt nagu lahe, ma arvan, et
ta on ka mingisugune, tekib mingi mõte, sa kirjutad üles selle, siis see jääb alles ja siis see tekst ja selle mängimine, et miks inimesed lahendavad sudokusid näiteks, et see on nagu lahe tunne, näiteks mingi komponeerida mingi asi valmis, siis ta on nagu mingi tervik. Kui ma siia tulin täna, siis ma jäin mõtlema nagu luuletuste kirjutamise peale, et kas kõigepealt tekib nagu tunne, mida sa püüad sõnastada ja siis sa leia nagu, et sul on nagu teatud abstraktne, veidi raskesti sõnastatav tunne ja sa otsid selle sõnastuse ja siis lõpuks leia mingi kujundi, mis selle tunnet kõige paremini kirjeldab. Või sa leiad kõigepealt nagu mingi sõnastuse ja siis hakkad otsima, et huvitav, mis tunnet see sõnastus kirjeldab. Ja mulle tundub, et see teine on nagu, mulle tundub minu enda puhul nagu täpsem, ehk siis nagu pähe hüppab mingi naljakas fraas või mingisugune mõte või mingi kujund ja siis sa hakkad vaatama, et okei, aga tegelikult see tähistab seda päris hästi. Ja siis on nagu hea see kuidagi, ma ei tea, paberile see jälg maha saada, sest muidu ta läheb nagu meelest ära. Et siis on nagu tore tulla tagasi enda tekstide juurde, huvitav lugeda teiste mõtteid, et ma arvan, et see kirjutamine on nagu, et lihtsalt on nagu lahe. Kas sa mäletad ka, kuidas sina hakkasid luuletusi kirjutama, millal see juhtus, miks see juhtus või ja siis ka lisaks sellele, et mingi hetk, kus sa tundsid, et jah, ma olen Joonas Veelmaa, ma olen luuletaja? Jaa, ma mäletan selle hetke muidugi väga, väga selge, et see oli 7. klassi kirjandustund ja meil oligi 2 tundi, tegelesime luulega, kirjandusõpetaja Saima Velling andis nad õpikust ette mingisuguse looduspildi, mille kohta pidi kirjutama 4-realise, või mina kirjutasin 4-realise luuletuse. Ja tundus nagu lahe, nagu mõelda, mis sõnu kasutada ja siis küsiti, kes tahab ette kanda, siis ma muidugi tahtsin väga ette kanda ja siis kõigile nagu mingi, see on täiega lahe, nagu siis mul nagu mingi, on või nagu, et ja see tunne, et sa olid teinud midagi, mis teised arvasid, et ma ei olnud 7. klassis väga lahe nagu, et nagu selles lahedate skaalal ma olin 10-pallisüsteemis mingi 3-4, aga see luuletusega ma nagu tõusin 5-6 peale, ja see tunne, et mul tuleb midagi välja, oli nii tugev, et sealt pealt ma hakkasin nagu edasi kirjutama ja muidugi arvasin, et kõik, mida ma teen, on nii hea. Et ma olin täiesti veendunud mingi 9. klassi lõpuks, et ma olen hästi andekas luuletaja. Tõesti kohutav luuletused, aga see tunne oli ikkagi, et ma olin juba siis, ma tundsin, ma tegelen nagu luulega. Lisaks nagu edasi, siis ma olin kogu aeg veendunud, et inimestel täiega meeldivad inimesed, kes luuletavad. Ja see ei ole tegelikult tõsi, aga ma ei tea, miks mul selline arvamus tekkis. Et siis see kuidagi jäi ja lõpuks ongi mingi harjumuse ja nagu, et see, mida sa oskad, mitte oskad, aga et see, millega sa tegeled, tundubki sulle võib-olla nagu lahe. Just praegu sind kuulates mõtlesin ka seda noorte inimeste peale, et luul on cool. Selle lausega muidugi sa suudad need viimased huvilised ka eemale peletada. aga jah, see kirjandustunni näide, et mul endal oli ka kuidagi sarnane, et ma olin koolis, emakeeletunnis sain väga hästi hakkama ja ei teinud liiga palju vigu ja nii. Ja siis, kui käisin emakeele olümpiaadil, või midagi tuli kirjutada ja siis tuli mingit luuletust ette lugeda või midagi. Ja siis mäletan, et läksime sinna hommikul mingi maalt sõitsime vara koos õpetajaga bussiga ja siis närviline oli ja õpetaja luges mingi sõnu peale, et sa pead nii ja siis nii ja siis nii ja siis. Aga et siis see hetk, kui ma olin selle teema kätte saanud ja ma kirjutasin sellest teemast, siis ma märkasin, et issand, et ma ei ole isegi siin ruumis, ma olen seal kusagil suveõhtus ja seal mere ääres kivi peal ja siis ma näen seda päikseloojangut ja siis ma näen neid pilvi seal ja siis ma kirjeldasin neid pilve läbi mingi metafoori ja siis mul oli mingi, mis asja ma just tegin, aga et see oli minu siuke ka võib-olla 8. klass, et ma ei tea, kas ma seal mingit kohta sain või midagi, täpselt siuke kogemus oli, täpselt siuke kogemus, et mina oskan siukest asja teha ja ma kaifin seda, et varem oli kogu aeg see mingi asi, mis tuleb seal emakeeletunnis teha või kirjanduse tunnis teha ja siis see oli see, et ma loon midagi ja ma näen enda silme ees seda maailma, jah, tõesti niimoodi. Ma arvan, et kaif on päris hea tunne, nagu õige sõna. Aga see on nagu üldiselt, kui nagu kunagi
kui ma käisin ülikoolis, siis seal üks õpetaja küsis, et mis tunne teil on, kui teil tekib idee. Ja siis nagu inimesed kirjeldavad seda nagu ka sellise nagu, et mingi surin käib läbi kätte või mingi lahe, mingi yes. Nagu mingi dopamiini selline laviin või laine tuleb peale. Ja ma arvan, et see on, kirjutamisega on ka lihtsalt nagu, ta on väga odav dopamiin nagu, et kui noh, ja see, mis sa ütlesid, et järsku sa avastasid, et sa oled kuskil muus kohas, on ju. Et ma mäletan, ma käisin paar aastat tagasi Berit Kašani juures kirjutamas sellist mingisugune, no mingi niisugune grupi kirjutamise vorm oli. Ja siis on nii huvitav, kuidas, et sa hakkad kirjutama selle kirjutamise käigus, noh, Berit ajab ka seda sellist käsitsi kirjutamise asja, on ju, et kirjutamise käigus sa avastad, et sa hakkad liikuma kuskile mujale ja muidu istud siin niisama ütled, et mul ei ole ühtegi ideed, mina ei saa midagi teha, mina ei tea, kuidas inimesed kirjutavad, aga kui sa hakkad kirjutama, siis see oskus hakkab sinusse nagu tulema ja see on nagu väga huvitav, et just selle nagu nii-öelda töö käigus sa hakkadki minema kuskile mujale, kuhu sa isegi ei kujutanud ette, et sa võid minna. Täna siis mõtlesin, et räägimegi suures plaanis rohkem luulest ja minul on see teema nii südamelähedane, et kuigi ma ise ei luuleta enam aktiivselt või avalikult, et Miks? tead, ma just rääkisin Mari-Liis Müürsepale sellest üks päev, et ta tegi ka seda luule kirjutamistöötuba ja kuidagi mul kadus mingi hetk see julgus ära. Et nooremana see oli enesest mõistetav, ma ei tea, kuni 25 aastaseni kogu aeg esinesin luuletustega, mingit muret ei olnud, nagu igakuine teema oli kusagil jälle loed luuletusi, siis on jälle vaja kirjutada uusi luuletusi ja siis ja võib-olla ka mingi see väga suur respekt, et need, kes minu silmis seda jube hästi teevad, siis mul on see mingi, mis ma siin tulen oma sõnu ritta panema, kui need inimesed teevad seda nii hästi, et jah, nagu mul on väga suur austus inimeste vastu, kes luuletusi kirjutavad. Jah, sama siin. Aga ma tahtsin sinna jõuda, et ma ise nüüd loen väga palju luulet ja kuidagi ma leidsin selle tee tagasi luule juurde vist eelmise aasta jaanuaris, et tõesti nagu ahmin lihtsalt luulet ja võib-olla isegi mitte nii aeglaselt, kui võiks kellegi meelest luulet lugeda, aga siis ka, et tihtipeale inimesed, kes tuleb juurde loo kirjutamisse, siis selgub, et enamik neist viimati luges luuletust koolis ja neile see ei meeldinud. Ja et siis ma annan neile alati mingi hunniku luulekogusid, kus on siis kõike niisugust tänapäeva Eesti luulet, et kes on mingid nunnukamad, kes on hästi niisugused riimuvad ja kes on hästi sotsiaalkriitilised ja nii edasi. Ja siis nad on täiesti hämmingus, et kõik see on luule ja on ka hästi palju inimesi, kes ikka proovivad teha seda, mina olen sina, sina oled mina, teeme täna seda, täna. Et kuidagi see, noh, nagu, et nii palju inimesed ei tea, mis on need luule piirid ja võimalused. Jaa, kas sul mingi küsimus või? Et kuidas sulle tundub, et proovin tagasi jõuda selle loo juurde, mis just enne salvestuse algust mulle rääkisid, et inimesed... Jaa, no see lugu oli, ma räägin siis nii-öelda laiemale avalikkusele ka. Üldiselt eile käisin ühes restoranis ja siis ma aeg-ajalt küsin inimeste käest, kes ei ole kirjandust väljal kuidagi kokku puutunud, et kui palju elavaid Eesti luuletajaid sa tead. Tavaliselt osatakse mainida umbes 2. Ja siis eile oli selline 20-30 aastane restorani töötaja ja ta ütles, et jäi mõtlema ja no kuidagi ta tõmbab krampi, kuna see küsimus veits kõlab nii nagu mingi, et noh, ka palju sina siis tead või näelda nagu, et see nagu, et aga püüad kogu pehmendada, et asi ei ole selles, et sa ei peagi teadma lihtsalt nagu huvi pärast nagu ja ei tulnudki ühtegi. Siis ma ütlesin, no, et okei, et aga noh, Doris Kareva näiteks. Ja siis ta vaatas niisugust klaasistunud silmadega nagu, et Doris kes? Siis ma ütlesin, okei, Doris Kareva nagu. Ja siis nagu, et ei ole kuulnud nagu, et okei, siis ma ütlesin, Kristiina Ehin. Ei, seda ka ei tea nagu. Et üldiselt ka, et aga pärast kooli lõppu ei olegi lugenud nagu luuletusi. Aga ma ei tea, mis ta kooli lõpus
või mida nad seal, ma ei ole õppekavaga hetkel väga kursis, et mis luuletajaid nad peamiselt loevad, kuigi ma tean, et see on ka uuenenud. Ja et ei ole ju täpselt samad, kindlasti klassikud on samad, aga on uued tulijad ka peale tulnud, keda tutvustatakse õpilastele, et ei teagi, et ja luule tundub väga kauge, väga võõras, väga selline kuskil, et mina ei, ja põhimõtteliselt ju kõige suurem hirm on see, et mina ei saa luulet lugeda, sest mina ei saa aru. Ja see nagu tunne, et ma olen kuidagi nüüd loll ja luule vaatab ja naerab kuskil kurjalt nagu üle mingi sa ei saa aru sellest kujundist, vaata, kõik ongi nii segane. Et see ei ole tegelikult Eesti klassik nagu tänapäevas luules üldse nii, et ja üldse sellist nagu väga keerulist luulet, ma ütleks, et ei ole ka Eesti nagu luulekogudes nagu väga palju. Et see hirm on ja mul on ka niisugune soov, et võiks olla, et kuidas seda kuidas seda hirmu maha võtta. Võtta lihtsalt kätte ja loe see nagu, see ei ole keerulisem, proosa loetakse palju. Nii et ma arvan, et võiks olla küll mingid viisid, kuidas seda, mul on ka niisugune missioon, või nagu ma tunnen küll esimest missiooni, et kui käid koolis rääkimas lastele, mitte ma mingi 5-6 korda olen käinud kuskil mingit põhikooli lõpp, keskkool on ju, et näidata, et luule ei ole see, mida te arvate. Ja mul on olnud näiteks kirjandusõpetajad, kes ka nagu kuulevad, ei peagi olema riimis. Nagu, ma ei tea, ma arvasin, kirjandusõpetajad on nagu kursis, aga võib-olla siis kõik ei ole. Kindlasti on ka. Jaa. See, et mis sa ütlesid, et kuidas ma sellest õigesti aru saan või kuidas ma seda lugema pean, et ei ole ju seda lugemisjuhendit ei ole kaasas, aga võib-olla minu jaoks, miks mind täna nii väga luule kõnetab, ongi see, et sa ise seda tõlgendada. Sa lähed sinna lihtsalt enda elukogemusega, enda tunnetega, sa ei tea, mis seal juhtuma hakkab ja mõtted saavad nii vabalt rännata ja oma seoseid luua, et ma tean, ja on küll, ja see ongi, aga ma ei tea, kas see on nagu, kas me peame leppima sellega, et inimesed kunsti vaadates tunnevad, et nad peaksid nagu, et kõik võiks öelda neile, mida nad näevad seal. Luulet lugedes võiks olla täpselt aru saada, või et kas on nagu, ega see luule ju mujal maailmas ka nagu väga populaarne ei ole või et ma arvan, et sarnastel põhjustel ja üldse see kuidagi see õigesti, see keel ja ma täna sattusin kuskil ühismeedias, see eesti keele küsimus, et kas mis sõna võib kuidas käänata, seal oli teemaks oli siis õudne ja õudsalt ja õudselt ja et kes siis valesti käänab ja kes õigesti käänab ja mina alati ütlen inimestele, et sa käänad valesti, et meile nii meeldib nagu seda või see keel on mingi hirmu valitsus, et kas sa räägid õigesti, kas sa kirjutad õigesti, kas sa saad aru õigesti, siis meil on lugemiskontroll, siis meil on funktsionaalse kuidas sa saad aru, et kuidas teha näiteks luulekogule funktsionaalse lugemise testi näiteks, ja mõtlen, et kas me peame leppima sellega, et see kultuur ongi niisugune tekitab hirmu, mitte et lahe, ma ei saa midagi aru ja see on nagu mõnus. Et võib-olla ei saagi midagi ära, mis siis, aga midagi sa said, aga mida sa said? Et sa võid sellega ka elada, et sa said mingi veidra tunde sealt, mida sa mujalt võib-olla ei saa. Ja sellega seoses ka selle luule populariseerimisega nii, et kuidas sina suhtud internetiluulesse või sellisesse, ma ei tea, Instagrami luulesse, mis võib-olla ongi sellised lühikesed, väga elulised, võib-olla mitte nii kunstiliselt tihedad luuletused, et kas sa oled selle poolt või et ei tohi panna inimesi uskuma, et see ongi luule? Ei, kindlasti ma ei arva, et see ei ole luule, muidugi on luule, aga seal on see maailm on nii kirju, et ja viimasel ajal on vähem Eesti kultuuriruumis kohanud sellist sõna nagu instaluule. Umbes niisugune 5 aastat tagasi oli rohkem mingi teema, et mis, seesama, et kas on kas instaluule on luule, on ju, ja siis hakati, ma ütleks, et Eesti kultuuri või nüüd maailma kultuuriväli on üsna segaduses, mis sellega üldse teha ja mis asi see üldse on. Et me kuidagi
et kui tuli Instaluule, siis Instaluule oli tegelikult peaaegu üks selge luuleformaat, mille kõige kuulsamaks näiteks on Rupi Kaur, aga see ei tähenda, et kõik Instagramis olev luule on justkui Instaluule, vaid just Instaluule tähistab peamiselt seda žanri, mis on selline nagu võib-olla lootust pakkuv, veits enesabitundega, ja kõik see ongi nii-öelda Instaluule, aga siis on meil veel nagu nii-öelda üldine digiluule, mis on lihtsalt nagu, sama Doris Korval tuntud luuletajal, keda ma tean, on näiteks Instagrami konto, on ju, kus ta avaldab oma luuletusi, aga see ei ole tegelikult nagu žanri mõttes, see ei ole mis Instaluule, et seetõttu see väli on nagu nii kirju, on ju, siis on mingi hetk tuli eelmise aasta Eesti luule selline nagu uus nimi Stella Terna, kes nagu avas sellise TikToki maailma, on ju, mis on ka, see on ka omaette nagu žanr peaaegu, et ma arvan, et see väljakirjusus on nagu väga lahe, ma olen igati selle nagu kõige poolt, et mulle tundub, olgu, et selle saate nimi on ka ju Raamaturännak ja me oleme siin kõik raamaturahvas ja meile see raamat meeldib ja nii kui ISBN kood on peal, siis on nagu kunst on ju, ja ennem on nagu midagi muud, siis ma ütleks, et ma mõnes mõttes tahaks sellist nagu inimese kultuuritaju sellest nagu ISBN-ist nagu lahti kirjata, et see ei ole ainus. Et nagu neid asju on, see maailm nagu laiem ja luulet võib leida ikkagi väga, väga, väga mitmetest nii-öelda kohtadest ja ma ei tea, kas selline puritaansus nii-öelda, et meil ei üldse miks seda nagu, või kellele seda on tarvis. Sest mul ka see Rupi Kauri tekstid võib-olla ei ole need, mis mind vaimustaksid, aga samas mulle nii meeldis, et ta tuli nagu mingi siukse väikse nagu renessansiga, et kuidagi jälle, et keegi tuleb ja lihtsalt on luuletaja, et korraldab nagu luuleõhtuid ja siis Netflixis oli tema mingisugune luuleõhtu ja siis mõtlesin, et issand, kui äge viis luulet jälle populariseerida, et luulet ongi igasugust ja sa saadki seda luua igasugusel kujul, et siis võib-olla ka mingisugune hulk nooremaid inimesi jälle hakkasid sealt kaudu avastama ja leidma seda oma teed. Ja see nagu, mis on muidugi küsimus, see on see ja see on selline nagu, ma ei tea, lävepaku motiiv, on ju, mida tihtipeale tuuakse. Eestis on ju, ütleme see, mingi hetk räägiti kogu Instaluule Eestis on sisuliselt hetkel üks Instaluuletaja, kes on päriselt nii-öelda nagu leidnud laiema kõlapinna, on ju. Lauri Räpp ja seal kõrval on veel hunnikute kaupa nagu Instagramis olevaid luulekontosid, mis mitte peaaegu ükski ei ole saavutanud sellist nagu menu. Põhimõtteliselt Eestis on üks Instaluuletaja ja palju muid kontosid, on ju. Aga siis on see küsimus, et kas Lauri Räpp näiteks on mingi lävepakukene päris luule juurde. Ja see ka mind natukene võib-olla häirib nagu mingi, et meil peaks olema kogu aeg mingisugune ideaal liikuda kuskile poole, et nagu ma ei võikski rahulduda luulemaailmas selle ühe asjaga, ja vaid ma peaks kuskile öelda nagu, et kui su ambitsioon ei ole jõuda enne Mihkelsonini, siis pole mõtet selle räppi vaatama hakatagi. Et iga inimese elus on nii palju erinevaid nagu tahke ja et võib-olla ja perioode ja kui ta loeb, ütleme, sellises kultuurihierarhias, ma ütleks, et luulehierarhias vähemalt sellises akadeemilise kirjandusvaate poolt, Lauri Räpp ei ole kõige kõrgem aste hetkel, ma arvan, nagu kuvandi mõttes. Aga see ei tähenda, et inimene peaks sealt kuhugi või edasi liikuma, et alati ei peagi edasi liikuma. Piisab, kui sa loed ka seda näiteks. Ja naudid ja saad sealt mingi elamuse ja jagad sõpradele ja. Aga rääkides veel luule populariseerimisest, siis meil on nüüd Eestis täitsa oma luuleäpp olemas. Mis sa sellest tead? Olen kuulnud, mul on telefonis luuleäpp Lullu. Ja ma olen tegelikult sellega seotud natukene ühest otsast 2025 suvel Armin Kõomägi võttis ühendust, ütles, et temal on selline idee, mis on väga huvitav, sellepärast, et Armin Kõomägi ei ole luulega absoluutselt tegelikult on küll kokku puutunud, et Mart on lugenud luulet kunagi. Aga ta ei ole väga selline luulehuviline olnud, vähemalt tema enda sõnadel. Aga ta tekkis idee, et
et luulet justkui nii palju tehakse igal pool, kogu aeg, ma ütlen, aastas ilmub umbes 130 luulekogu algupärast eesti keeles, mitte siis maailmas. Et Wow. aga samal ajal mitte keegi ei loe nagu, et kuidas siis ikkagi ühendada mingid inimesed ja siis tal tekkis selline mõte, et mis oleks, kui oleks luuleäpp Lullu. See nimi vist, ta oli ka vist kohe ja kui ta minuga ühendas, siis tal oli see kontseptsioon juba olemas. Kontseptsioon on siis see, et sul on äpp, mis saadab igal nädalal kell 4 päeval, kell 10 kõikidele inimestele ühe luuletuse ja kõik ilmselt saavad selle sama luuletuse. Ja siis ta kutsus sinna luuletuste nii-öelda toimkonda ehk siis välja raalida neid luuletusi, mis võiksid olla kuidagi Lullusse sobivad ja selle äpi point ongi see, et see on loodud pigem inimestele, kes ei loe luulet. Okay. Et neile, kes ütleme Tartu Ülikoolis kirjandusteadust õpivad, et neile seal nagu on, ma väidaks, et vähem avastamist. Et nad ilmselt nad teavad neid autoreid ja nagu orienteerivad suht hästi seal luuleväljal, aga muidugi ka minu jaoks on seal uued tekstid. Nii et siis seal toimkonnas olen mina, Berit Kašan ja Armin, loeme hunnikute 5 luulekogusid, püüame sealt leida selliseid ligipääsetavamaid, efektsemaid tekste, mis sobiks siis võib-olla ka kuidagi sinna aega, kus seda avaldatakse. Ja siis iga nädal 4 päeval kell 10 tuleb äppi üks Lullu siis kõikidele äppi mis need äppi alla laadid hetkel umbes 6000, Wow. mis on nagu täitsa nagu okei, nagu tulemus. Ma lugesin kuskilt keegi ütles, et tema ema on ka vist töötab koolis ja siis igal 4 päeval õpetajate toas ta siis avab selle Lullu ja siis ta jagab seda luuletust nagu koogitükikest. Ta kõik kogunevad ümber, ta loeb selle luuletusse nagu ette. Kui äge. Ja ma tean, et selliseid asju on nagu veel, et ma ise näiteks töö juures iga 4 päev loen siis selle Lullu ette teistele, et mulle selles mõttes nagu väga meeldib, et need, kellel sa võid ise lugeda, aga mis luuletuse jagamine on alati mingi väga tore asi, nii et sul on Lullu või? Jah, ma kohe kasutaks võimalust ja loeksid ühe Berit Kašani luuletuse, mida ma olen kuulnud teda ennast ka ette lugemas, et loomulikult kui autor ise loeb, siis see on midagi hoopis muud, aga ma proovin. Tegelikult aprill. Olen saanud aru, et tegelikult tohib lubada endale tagasihoidlikke unistusi. Tohib unistada vaid ühest vabast 3 päevast kuus, väga põgusest armumisest, 6% palgatõusust, hommikusest keedumunast. Tohib unistada aprillist. Mis sest, et pea kõikjalt mõista antakse, et on tõeliselt väärtustav isend ei peaks neil päevil leppima vähemaga kui lõputu juuli. Ja eritellimusel vermitud saatus. Ei tahaks mina siiski oma närvisüsteemi üle koormata ja eelistan unistada aprillist. Tasasest, kuid kindlast avanemisest, suure õitsengu eelmängust, võimalusest istuda tagaaias päikeselaigus, pool tundi särgiväel ja kindlalt teada, et kohe-kohe läheb eluks. Jaa, see on tore luuletus. Ma küsisin, kusjuures see on, selle teksti nimi oli Tegelikult aprillist. Ja Berit Kašan ju võitis see luuletus oli tema luulekogus Aprill, mis võitis Kultuurkapitali aasta luulepreemia. Ja ma viisin läbi mingisugused väiksed nagu intervjuud vahetult ennem seda Kultuurkapitali auhinnagaalat ja siis ma küsisin, et see luulekogu nimi on Aprill ja selle teksti nimi on siis Tegelikult Aprill. Ja siis ta ütles, et see tundus niimoodi, et tal on see luuletus valmis ja siis ta mõtles veel nagu leidis mingi muud tekstid sinna veel juurde ja siis pani selle luulekoguks Aprill, aga tema ütles, et tegelikult oli, et see Aprill oli juba nimena olemas ja siis ta mõtles lõpuks, et okei, kui mul see Aprill on see luulekogu nimi, siis mul võiks mingi Aprill teemaline tekst ka ikkagi olla. Et see toimus nagu vastupidi, et tihtipeale mingid asjad on nagu, et nad sünnivad teises järjekorras, kui me peas võiksime ette kujutada, et päris elu on kuidagi nagu pahupidi natukene, aga see tekst muidugi väga hea. Aga mis on need luulekogud või need tekstid või need autorid, kes on sind vaimustanud ja sind luule juures hoidnud?
Kas me hakkame seda kuhja kahandama või? No kui ma tulin siia saates, mõtlesin, et mida ma siis kaasa võtan ja ma arvan, et kõige olulisem autor on ikkagi on Siim Kera, ta on mõnes mõttes Eesti kultuurivälja natukene selline nagu kadunud luuletaja, et ta 2000-ndate lõpul ja 2010-ndate alguses oli väga populaarne Tartu noor luuletaja, ta oli selline tõeline imepoiss, kes minu teada on ka tema luulekogu avaldatud Makedoonia keeles. Mingisugune, ta võitis mingisuguse noore luuletaja auhinna ja siis tõlgiti Makedoonia keelde. Aga miks just Siim Kera on see tõttu, et ma kunagi oli ikka luulefoorum või portaal nagu Poogen.ee ja mina tutvusin Siim Keraga seal Poogna saidil, kus me hakkasime omavahel luuletustest rääkima. Mina olin siin oma mingi naljaluuletusi pannud ja tema pani siin oma mingid lahedaid tekste, ta oli hästi populaarne selline noor luuletaja. Ja siis me jäime kuidagi suhtlema ja siis kuidagi ajapikku kujunes nii, et meist on saanud parimaid sõpru. Ja üks asi on see, et nagu mida tema luuletab, aga teine on see, et sul on olemas mingi inimene, kellele oma luuletusi saata ja kes neid nagu kas siis huvi või teeseldud huviga nagu loeb ja annab tagasisidet. Et minu arvates on see minu jaoks hästi oluline, et on mingi usaldusväärne inimene, kes ütleb sulle lihtsalt, et see on jama, see on mingi lõpitööta näiteks või nagu, et okei, see on päris huvitav või naljakas või annab mingisugust nagu tagasisidet ja kõik luuletused, mis ma teen, taas ma ikkagi Siimule jagan esimesena. Ja siin on kaasas tema teine luulekogu, seni viimane, äkki tuleb, kui Siim näeb seda, äkki tuleb kolmas mingi hetk, et las ma istun siin, kuni orkester mängib, see on 2012 avaldatud ja jah, ma leidsin selle üles, ma ei oskagi selle luulekogu kohta nagu midagi muud öelda, et ta oli väga lootustandev. et ma loodan, et ta kunagi naaseb luulekogu luuletuse juurde. Et tema stiil inspireeris mind, aga see, et sul on olemas mingi inimene, on hästi oluline. Siis ma võtsin kaasa ilma ISBN koodita ühe antoloogia, mis on siis aprill-laua antoloogia. Ja me puutusime ka seda teemat, et kas luule on raamat, kas luule on mingisugune digiteos, kui näelda kuskil, et mis see kõik on. Ja see on üsna vähe levinud luuleantoloogia. Selle on loonud grupp noori, umbes 6 inimest, kes hakkasid, tundsid sõpraskond ja nad pidasid blogi vesiklosett.blogspot.com, kus nad tegid mingi natukese aja tagant mingisuguseid väljakutseid, nagu mingi, et kunstiväljakutse, kus iga inimene pidi iga päev tegema ühe kunstiteose ja siis neil oli ka näiteks luuleväljakutse, kus iga inimene pidi iga päev kirjutama ühe luuletuse. Ja siis nad avalisid seda Vesikloseti blogspotis ja ka Vesikloseti nimelises Instagrami kontol kõigepealt. Ja siis, kui see asi sai valmis, siis nad paremad tekstid trükkisid selliseks ziiniks, kus nad kujundasid siis oma luuletused siia üsna sellises kelmikas võtmes ära ja siis seda esitlesid kuskil Pirita metsas. Miks ta on huvitav, on seetõttu, et need luuletused ilmselt kõigepealt blogspotis, siis anti välja ISBN koodita antoloogia ja näiteks Risto Sofia Kääri luuletused, mis ka siin on, pärast seda ilmusid Loomingus, need samad tekstid. Ja seejärel ja võitsid ka Loomingu aasta preemia selle eest näiteks. Et kus see luule tuleb, et see luule tuleb tegelikult blogspotist, kasvab välja ja lõpuks need tekstid on ka Risto viimases luulekogus Aps, mis sai üsna väga positiivse tagasiside luuleturult, et
et see niimoodi elabki luule. Tegelikult ta hakkab ju kuskilt mujalt pihta, et keegi ei tule ju, keegi kirjutab trükimasinasse otsa või sinna nagu trükikotta ei lähe nagu kirjutama neid tekste, et luuletused sünnivad inimeste vahel ja nii et see küll inspireerib mõtlema kuidagi laiemalt kui ainult selline kultuuri ajakirjandus või raamatus. Mina seal loovkirjutamise töötoas teen sellist asja, mida välismaal õppides tehti väikeste lastega, et see poetry in motion, kus on siis nagu mingisugused sõnad ja siis sa saad neid sõnu lihtsalt järjekorda vahetada selleks, et tekiks luuletus, et noh, ma ei tea, välismaal pidi olema hästi tavaline, et sul on kõik need sõnad on seal külmkapi peal ja siis iga hommik hakkad neid natukene nagu ringi panema, sul iga päev sünnib samadest sõnadest erinev luuletus. Ja siis ma selle jaoks lõikasin lahti niimoodi hästi palju Eesti klassikat, mingi Hando Runnelit ja Doris Karevat ja Artur Alliksaarte ja siis mingi hetk keegi ütles mulle, et ma ei suuda uskuda, et sul on lihtsalt seljakotis kotitäis luuletusi lihtsalt ja siis ongi, et iga inimene, kes tuleb, võib-olla ta pole elu sees luulet lugenud pärast kooli, võtab siis oma selle sõrmetäie sõnu sealt ja siis need luuletused, mis sealt sünnivad, need on sellised, et kõik ümberringi kuulavad, et kus sul nagu siuksed sõnad kokku said ja kus sul siuke mõte tuli, et poolte kohta öeldakse, et otse luulekogusse, otse loomingusse ja siis, kui see sama inimene proovib lihtsalt luuletust kirjutada, ilma et tal oleks need etteantud sõnad, siis ta on täiesti, ma ei oska luuletust, mul ei tule mitte midagi. Et nii huvitav, et see raam, et sul on need sõnad olemas, siis iga inimene suudab need sõnad kuidagi niimoodi ära paigutada, et see on nii sügavamõtteline ja nii paneb igasuguseid asju mõtlema. Okei. Ma ei ole ise kunagi, või nagu ma olen käinud nagu mingitel, see periti ma olin mõnes mõttes selline kursus, aga mitte väga palju ja ma ei ole ise ka neid väga palju läbi viinud. Aga ükskord mul paluti üks põhikool, palus viia läbi loovkirjutamise mingi töötubasid 45 minutit ja ega ma olin ka nagu veits hädas, mida teha. Ja siis aga üks ülesanne, mis väga hästi töötas, oli see, et võta üks mingi vanasõna või mingi välja, mida sa tead, mingi häda ajab härja kaevu ja siis kirjuta see välja ja järgmise reas asenda üks sõna millegi muuga, ükskõik millega. Ja siis muudkui ja iga rida peab kuskil peab asendama ja lõpuks nagu, et sellest algsest ei jäägi midagi alles ja see ka pigem olid 7.–8. klassi lapsed, et nagu, et sa said kohe alustada millegagi, et seal ei ole mingit, et ma nagu see tühi paber ja vaata nagu mingit, iga sõna on nagu mingi maailma universumi kaaluga peaaegu, et kas ma võin kirjutada mina või ma ei. Et sul on mingi asi näelda, et sellest tekib mingi seesama lustimise rõõm. Mulle tundub see nii oluline nagu kirjutamise puhul, et sa tuleks rõõmu sellest, et sa kirjutad, mitte et see ei ole mingi vaev, millest sa püüad eemale hoiduda näelda nagu. Oot. Mis sa veel võtsid? Mis ma võtsin? Ma korra hüppan tagasi, hüppan luulekogu peale vahele. Mart Kangur on kindlasti selline autor, mis minu arvates on ka väga ikkagi, ta on leidnud sellise mõnusa tasakaalu selle vahel, et sellised luulehuvilised hindavad teda kõrgelt, aga kui inimene pole kunagi luuletusi lugenud ja võtab Mart Kanguri, siis on ikka talle väga meeldib, et ta on, ma ei ütle, et ta on lihtne, aga tegelikult ta on nagu lihtsasti loetav ja väga kihvt, et mingi hetk, sai ka mingi küllastus tekstidest ja nüüd kõik tundus nagu kogu luuletust lugemisest on kohustus nagu, et okei, eks ma siis töötan selle uue luulekogu välja, mis tuli läbi, mis tuli välja. Ja siis mingi hetk ma lugesin Mart Kanguri Liivini lahti, sellist raamatut, ja siis ma tundsin luuletuste lugemisest rõõmu üle mingi pika ajas, nagu see pöörad lehte ja vaatad, mis siin on. Et, ja seetõttu Mart Kanguri Armkude näiteks samamoodi on täis nii palju toredaid tekste, mida ise lugeda, teistele ette lugeda, et siit ka on Lullusse saanud mingisugune üks luuletus äkki. Siis me Lullust püüame ikkagi mitte aastas ühte autorit, et ei oleks mingi kellegi autori mingi solo show näelda. Et Mart Kangur on kindlasti, et kui keegi tahaks
luuletuste lugemisega alustada, siis Mart Kangur on väga õige. Ma loen siit ühe luuletuse, et see oli Lullus ka, aga raamatust on nagu lahedam lugeda. Tahaks lihtsalt kellegagi no strings attached, taeva lindudena no wings attached, sõrm seongus no rings attached, ainult kehad no hings attached, kõrvuti lamada. Et üks ülinutikas selline keeleleid ja äge tekst. Nii et Mart Kangurit tasub alati lugeda. Jan Kaus, naljanina, ehk siis tegelikult Jan Kaus on ju, ma ütleks, et ta on pigem tuntud oma tõsisema ja sügavama sellise proosa ja miniatuuride poolest. Ja kui Jan Kausil tuli 2015. aastal umbes 13 välja luulekogu Vasareheit ja ma selle ostsin ja hakkasin lugema, siis ma avastasin, et issand, see on koomiline luulekogu. Et ta on nagu, mina ei ole temaga tol hetkel ka kokku puutunud, et tegelikult on väga naljakas. Ja see luulekogu lihtsalt oli seetõttu oluline, et ma lugesin seda 2015 juulikuus diivani peal ja lugedes ühte luuletust, mul tuli endal üks luuletuse mõte. Nagu, et seal oli ka mingi bussis toimub mingi tegevus ja keegi seal mingi vihastab ja siis mul tuli oma luuletuse mõte, siis ma panin selle kõrvale, võtsin paberi, kirjutasin oma selle luuletuse mõtte ülesse ja paari päeva jooksul mulle sattus ette mingi reklaam, mingi teade, et kuskil toimub luuletuste nagu vaba lava õhtu. Ja mul oli mingi vanu tekste ka ja siis ma mõtlesin, et ma tahtsin lugema minna sinna. Ja siis ma läksingi lugema, see on kirjanduse õhtu viimane neljapäev ja mul oleks nagu, et inimestele nii meeldisid need tekstid, mida ma ette kandsin ja ma olin nagu täielikult sellises no see eufooria oli nii tugev, et ma elasin tol ajal Koplis ja ma läksin Telliskivist jalaga koju Koplisse ja see aeg oli natukene sketšim, siis ma olin ikka tunne, et kui keegi tahab mult mingit rahakott ära võtta, ma olen peksa tolla. Ma olen luuletaja. Ja ma olen, aga see hästi nagu mingisugune sattus mingisse imelikku kohta, nagu et kui see sama öelda, mis see sõna mingi edu elamas või öelda, see tunne oli nii tugev, et pärast seda ma olen käinud seal nüüd 10-11 aastat järjest seal kirjanduse õhtul, see on igal neljapäeval olen ju Tallinnas, iga kuu viimasel neljapäeval tähendab. Aga see kõik sai mõnes mõttes alguse sellest, et Jan Kausi luulekogust ma lugesin ühte teksti ja siis mul tekkis see mõte ja siis juba see kõik, et nii et selle mõttes on, ja see on niisugune tore ka kerge, et tegelikult niisugune nagu humoorikas luulekogu, mida ma soovitan lugeda. Ma arvan, see ei ole väga populaarne raamat, ma ei tea kedagi, kes räägiks Jan Kausi Vasareheitjast, nii et las ma siis olen see inimene. Et ma võtan kohe siit vahelt veel luulekogu, kindlasti mitte Eesti kõige populaarsem inimene ehk siis Kivisildnik, aga ka tal olid head ajad tegelikult. Ja õpetaja ütles on selles mõttes nagu väga, ta on nagu nii eriline luulekogu lihtsalt, sest et see luulekogu koosneb, kas sa lugenud see luulekogu? Soovitan lugeda, see luulekogu koosneb luuletusest ja siis selle kõrval on teine luuletus, mis ütleb, miks see eelmine luuletus oli hea luuletus. Ja see on üks 137 lehekülge, 139, 140 lehekülge enesekiitmist. Ja see on lõputu enesekiitmine, see on nagu, ja see on nii naljakaks muutub. Ja muidugi, sa ei saa nagu aru, kas see, et mis hetke see roll läheb üle nagu diagnoosiks või vastupidi. Aga see ongi nagu nii naljakas. Ja ma olen selle luulekogu lugenud läbi niimoodi, et ühe inimesega koos, niimoodi, et meil oli see luulekogu ees ja tema ütles ühe sõna, mina ütlesin järgmise ja siis tema ütles ühe sõna ja järgmise ja see oli nagu mitu tundi lihtsalt oli nii naljakas. Et ma mõnikord kardan seda soovitada võib-olla selle autori poliitiliste seisukohtade tõttu, aga kui see ära unustada, siis see luulekogu on väga naljakas sellegi poolest 13 aastat hiljem. Nii, muudki kaevame edasi. Ja. Kas sul on veel luulekogusid? Mul on, ma vaatan... Või võtad äkki proosat vahele? Ma võtan vahele proosat. No,
kui see oli väga naljakas, siis Maarja Kangre Klaaslaps, mis on ka kindlasti üks nendest raamatutest, mida väga paljud on lugenud. Et ta saavutas ikkagi selle nagu ta murdis läbi sellest kirjandusvälja mullist, on ju, ja ta on tegelikult ikkagi, et ta mõjutab, et on raamatud, mis muudavad sind rohkem kui selline nagu, et see oli lahe elamus näiteks, või et nagu, et Kivisild nagu raamat oli naljakas. Ja siis sa nagu käid ringi, see oli naljakas raamat ja see oli nagu vahva, on ju. Ja siis on mingid raamatud, mis muudavad su arusaama maailmast nagu, ja muudavad sind ennast palju rohkem, mis peakski olema justkui kunsti tõeline nagu eesmärk. Siis see Klaaslaps, mida ma olen korduvalt lugenud, kindlasti seda teeb. Ja Maarja Kangre on muidugi veel raamatuid, mis suudavad seda. Näiteks Minu auhinnad, nagu ma olen seda ka korduvalt lugenud, ka ta kuidagi nagu, ta justkui räägib kirjas auhindadest ja kui palju ja miks ja öelda, aga mingi hetk sa nagu saadki aru, et mis asi need auhinnad üldse nagu on ja kas nad üldse on ja kuidas me oleme jõudnud nagu mingi 100 aastaga sinna kohta, kus polnud mitte ühtegi auhinda peaaegu või 150 aastat tagasi. Ja nüüd on niisugune nagu, et lihtsalt nagu kukuvad nagu, et kui sulle 5 tükki sülle ei kuku, siis sa oled nagu elus läbi kukkunud. Et, aga jah, Maarja Kangre Klaaslaps kindlasti, ma eeldan, et sa oled lugenud Klaas, kas sa oled etendust ka näinud? Ma ka ei ole. Ei üle minna. ma ei tea, ja ma kuidagi ka niisugune, et nagu ma kirjutan selle nagu filmiga, et kas sa nagu julged minna oma lemmikiraamatust tehtud filmi vaatama. Et kas sul on olnud mingi film, kus sa oled nagu mingi... Vist enamik tõesti on... on pettumust valmistanud või? No pigem jaa, sellepärast, et kõik, või noh, et vist ongi see, et kuna näiteks romaanis me saame nii palju seda jutustaja siseelu ja siis kui ta on sellel ekraanil, siis ju tegelikult seda sisemonoloogi kasutatakse väga harvades filmides, ehk et siis nagu see kõik tuleb tõlkida mingisse teise keelde ja palju läheb kaduma ja see ka kindlasti, see on küll nagu hästi pinnapealne asi, mida öelda, aga tõesti, kui sinu peas on see tegelane nii välja joonistunud ja sa tead täpselt, milline ta on ja siis seal, või näiteks ka paljudes raamatutes, kus on sellised nagu hästi päris elu tegelased, kuidas nad välja näevad ja kuidas nad käituvad ja siis filmis on mingi imekaunis näitleja pandud seda mängima, et siis see on nagu et see pool filmil või nagu pool sellest raamatu mõttest läheb kaduma, kui lihtsalt imekaunis mingi Keira Knightley mängib seda rolli. Et tegelikult see väike tüdruk, kes seal raamatus oli, et see oli seal mingi, kõik norisid teda ja tal olid vinnid ja mis iganes, aga et siis et see Hollywood nagu kaotab selle mõtte ära justkui. Nojah, või siis Team Edward, Team Jacob, mis... Twilight videovik, ja see on nagu ka, et ma ei ole selle raamatut küll lugenud, ma olen paari filmi näinud, et see on nagu mingi hästi tavaline naine või nagu tütarlaps vaata, nagu mingi, ei ole nagu nii, et aga üks huvitav filmi raamatu seos on Seltsimees laps näiteks, kus raamatus on seesama, mis ütlesid sisemonoloog, ta on ikkagi väga helge, aga filmis on nagu see helgust nii raske nagu sellest lapsest kätte saada, et palju lihtsam on teda kujutada mõtlikuna. Ja siis see nagu puhttehniliselt ta juba nagu tahab sinna suunas rohkem minna, mis tõttu raamat ja film on lihtsalt juba see tõttu erinevad, et muidu peaks hakkama nagu mingi voice overiga peale lugema mingi lapse mõtteid või nii-öelda, et ja nagu mingid hirmunud pilgud on alati nagu kuidagi loomuomasemad ka nagu filmida, et juba see tõttu, et see film muutub nagu teiseks. Kuigi see film oli ka tore ja need raamatuid väga toredad Seltsimees lapse omad. Ja just hiljuti lugesin uuesti üle Inglise patsiendi, mis 20-aastasena oli minu jaoks täiesti uskumatu lugemiselamus ja siis nagu ma ka mäletan, et ma vist olen seda filmi läinud, aga igal juhul ma mäletan seda filmi treilerit ja et seal peamine osa on siis nagu see Ralph Fiennes ja siis naine, tegelikult tean ta nime, aga igal juhul, et need filmi postritel on need 2 armastajat ja nii, ja siis tegelikult kui seda romaani loed, siis seda nende 2 suhet on nii väike lõik terve raamatu peale.
ja siis filmi on lihtsalt nagu see 2 inimese armastuslugu ja seda lihtsalt raamatus ei ole ja siis ma mõtlesin ka, et milline raiskamine, et raamatus on nii palju nii ägedaid asju, aga et siis nagu filmi on valitud, et noh, see on see, mis toob Hollywoodis Oscarid ja nii, et. Jah, tõsi. Ma panen see Mark Angri siia ära, ma võtsin ma võtsin 3 Mark Angri. Tal ei ole nii palju luule kokku, et Mart selline üks õhtu ongi kõik lugeda läbi kogu Mark Angra diskograafia. Mina eelmisel aastal tegin endale salmiku. Ma tundsin, et aeg on seal maal. See on nagu mingi analoog lullu. Jah, et kuna ma ka tundsin, et ma nii väga tahan nagu luulet populariseerida ja ma tahan igal pool luulet lugeda, et siis ma iga kord ei pea otsima neid raamatuid või kus see oli ja siis mul on ka seal Mark Angru luuletusi, et ma ikkagi väga palju ikkagi luuletusi pildistanud üles. Ma tean, praegu on see teema selle, kunagi oli see kasseti tühja kasseti tasu on ju, ja nüüd on see, et tuleb see vist telefonide või digiseadmete peale sama asi, et mingi raha läheb ja siis väidetavalt kirjanikud ei saa sealt hetkel midagi. Ja nagu ma ei tea, mis seisus see diskussioon hetkel on, aga mina ütlen küll, kui poliitikud nagu seda kuulavad praegu, et mina küll ausõna pildistan tasuta luuletusi üles, nii et võiks ikka kirjanikud ka saada mingi raha selle kasseti tasuga. Ja nüüd ma pildistan veel eriti palju, kuna peame lullu jaoks neid teistega jagama, siis ei saa ainult pähe õppida. Mul üks proosa on veel. Tegelikult oleks võinud võtta ka mingi muu. See on viimane Wellebeck, mis mulle meeldis. Sest tema kõige viimane oli selline nagu semi juba. Aga Wellebeck on niisugune autor, mis lihtsalt mõjutas mind nii palju lugema. Ja see kõneta, siis 25-aastasena loed sellise üliküünilise pessimistliku maailmavaatega inimese teksti, mõtled, et täpselt nii on. Ja see oli kindlasti, ma mäletan nüüd, kui ma lugesin Wellebecki elementaariosakesed, siis see oli nagu, et kui see gaas ei kinni, siis ma ei loe enam kunagi ühtegi raamatut, sest elu on mõttetu. Ja ma panin selle tagasi riiulisse, mängisin FIFAt äkki mingi 6 aega järjest. Et see oli, aga samas see oli nagu nii kutsuv ka, et kuidas keegi suudab kiiritada nii, et sa oled nagu mingi, ja noh, selles on oma oht. Ma ütlen, et praegu ma saan, et ühiskond on ju hädas kogu selle manosfääri, on ju, et ega Wellebeck ei ole nüüd ka maailma kõige feministlikum kirjanik, on ju. Et ta on pigem laskud sinna nagu teise äärmusesse. See on alati, et kirjutab lahedalt ja siis üks inimene, kes ka Wellebecki luges palju, ta ütles, et mingi hetk, et teda tuleb lugeda teatud nagu sellise nagu reservatsiooniga. Et see ei ole tõsi, mida ta kirjutab. Aga ta kirjutab seda nagu naljakalt ja kui sa teatud distantsit loed, siis tal ei ole selle mõju su üle, aga sa saad ikkagi teda lugeda. Nii et Wellebeck, Serotonin ja paljud teised Saare võimalikkus näiteks. See oligi Rahvaraamatus, ma ei tea. Ma läksin Rahvaraamatusse, see oli mingi 10 aastat tagasi. Ma ei teadnud isegi Wellebecki nime. Ma lihtsalt vaatasin mingi Wellebeck, okei, mida iganes nagu. Siis ma avasin ta ja hakkasin raamatu poolest lugema ja lahe tekst oli nagu naljakas. Oli see Saare võimalikkuse raamatus, ta algab mingi monoloogiga, kus noor peategelane on kuskil kuurortis ja seal tekib mingi tüli seal hommikusöögilauas ja siis ta selle pealt mõtleb välja mingi sketši, kuidas toimub mingi kuurorti hommikusöögilaua mingi mäss ja kuidas mingisugused see, et mingi naine jäi vorstikestest ilma, siis ta teeb mingi sketši ja saab hiljem koomikuks ja siis see kuidagi kõnetas, et ma ostsin selle raamatu kohe ära, läksin Viru keskuse kõrval olevasse Mohki istuma ja siis lugesin järjest seda raamatut ja see kuidagi kindlasti tekitas selle veel tugevdas seda nagu lugemise nagu rõõm, et lugemine ei pea olema ainult kohustus. Vahel on ta ka nauding. Nii et Wellebeck, aga jah, mingi reservatsiooniga ja ma noortele poistele ma ei soovitaks tegelikult Wellebecki.
nagu, et kui sa oled praegu noor poiss, ära loe. Ne kaarek mitte mööda. kindlasti mitte Võllebekk. Et see on, ei. Aga see stseen, mis sa kirjeldasid sealt hotelli hommikusöögilauast, mina kirjutasin selle Kirjad Buenos Airesest ja siis selle eest sain selle parima reisiraamatu auhinna ja siis selle eest sain minna reisile. Ja noh, täiesti nagu see, et kui sul on kõik luuletuse sõnad, mida kasutada, siis sa ei oska mitte midagi teha ja siis mõtlesin, et kuidas nüüd tasuta reisid, kuhu ma siis lähen. Ja siis lõpuks ostsin oma elu esimese tuusiku, või noh, ei ostnud, aga sain siis nagu tuusiku reisi. Nagu, et läksin siis kuhugi Kreekas mingi saarele, mingisse randa ja Eestist tuli siis otse see mingi charterlend ja siis järjest see buss läks, et ühed eest sõideti siia, siis teised eest sõideti siia ja siis kolmandasse hotelli. Ja täiesti müstiline, me olime nädal aega seal koos ja siis kõik eestlased käituvad nagu mitte ühtegi teist eestlast. Mitte keegi üksteisele tere ei ütle. Oleme sama basseini ääres, samas baaris, samas kohvikus, kõrvuti tubades ja kõik on mingi, et teeme, et me ei tunne neid. Ja siis viimasel õhtul selgus, et hotell sel õhtul lõpetab hooaja ja me tohime veel seal magada, aga pole hommikusööki. Okay. Ja siis, kuidas eestlased võtsid oma põlevad tõrvikud, kõik vennastusid, kõik õestusid, kõik nii, sina võtta õhtusöögilauast leivad kaasa, mul on seda Tupperware'i karpi, ma saan võtta juustu kaasa ja sa võtta selle, kuulge, mul on suur kott, ma võtan selle ja siis äkitselt see eestlasik vastupanu võitlus ja siis mingi keegi helistab sinna mingisugusele seda reisifirmale ja siis keegi helistab nagu sinna hotellijuhtkonda ja et see oli nii huvitav, et kuidas nädal aega kõik on niimoodi, et ma ei ole eestlane, ma ei tunne ühtegi eestlast ja siis oli see kõlatunne. Aga siis, kui mõisa see aida uks lahti. Ja siis seal mul oli ka, et mingi, see on novell nagu. See on päris hea. Sest mul lihtsalt tuli meelde sellega, ma kunagi rääkisin ühe inimesega, kui tutvusime, pidime vestlema mingi aja, siis tuli välja, et ta elab Marbellas. Ja siis ma kuuled Marbellas, et seal on mingi eestlaste kogukond, et kas te käite palju läbi oma vahel. Siis ütles, et mis asja? Muidugi mitte. Kui ma eestlastega suhelda tahaks, ma poleks ju Eestist ära kolinud. nii et jah, seal muidugi selle õnneliku lõppu ei olnud, seal lihtsalt see jäigi sinna, et ei suhtle. Aga mul muidugi võtsin ikkagi luulet veel kaasa. Nii. Ma võtsin muidugi sellise autori nagu Jim Molinovski, kes luulesõpradel on väga tuntud autor, luule kaugetel inimestel on ta väga vähe tuntud autor, aga ta on üks nendest, kes siis lahkus väga varakult, väga noorena, ma ei mäleta, kui vanad oli 20, aga ta suutis keskkoolis juba kirjutada sellisel tasemel, et sa võtad, et ma võtan suvalise teksti 75 lehekülg. Mis maksab tassteed mägedes, kui kurk on kuiv ja jalad nõrgad? Mis maksab tassteed mägedes, kui päike paistab lagi pähe ja silmad on pimedad sätendavatest tippudest? Mis maksab tassteed mägedes, kui elu on vaid olevik? Ja ma ei tea, ma võtaks, et kui sa loeksid seda sellise mingi luulekorüfee, luulekogust, koondkogust ja mõtled, et jaa, ma ei tea, mis ta tahab öelda, aga see on huvitav. Nagu, mul oli nii palju mängib mälupelte ja mõtteid ja tundeid. Ja see tavaliselt ei juhtu keskkoolis. Et ilmselt nagu avanevad hiljem, et ta oli Olinovski oli kindlasti selline lootustandev või noh. Ja siis meil on need luuletused vähemalt alles jäänud temast. Et Aeroplaan esimesest pilgust on selline raamat, mille ma ka muidu, kus ostsin rahvaraamatus, ma arvan, et see maksis mingi €50. Et see huvi vist ei olnud nagu väga, väga suur, aga tegelikult võiks olla. Siis on Eesti luuletajatest veel suurepärane ja mitte ka väga võib-olla laialt levinud autor ikkagi Andres Aule, kelle tekstid on mind saatnud ikkagi kogu elu, et 90ndatel paljud Eesti bändid kasutasid tema sõnu oma lauludes ja ta on väga selline
ütleme selles luulekogus valge, sest alapealkiri on valge hajub ridade vahel, on sellised väga nappide fraasidega luuletused. Mulle tundub, et ta väga hindab sellist, et kõik on õige või kõik on nagu, et ta lihvib seda asja viimase hetkeni. Ka siin oli Lullus üks luuletus 20 aastat hiljem. Baarid on lahti just nagu eile, õhtuti valgustab taevast saluut, õnn teeb nüüd näo, et ta naeratab meile, aga muidu ei midagi uut. Ameerika filmid, plakatid seintel, pilet on kallim vist peale kuut. Nüüd võime valida selle või teise, aga muidu ei midagi uut. Istume mõrul, kerge on eine, õhtuses pargis kohtuvad suud. Su nägu on sama, kuid nimi on teine, aga muidu ei midagi uut. Seda, kas kõnnime maanteel või köiel, ma öelda ei oska, kuid kordub marsruut. Korraga märkan, et polegi meie, aga muidu ei midagi uut. Nii et, ja Andres Aule muidugi on Eesti kultuuriloolises mõttes ka üks olulisemaid autorid, sest et just selle luulekogu avaldamata käsikirja arvustuse tõttu lagunes Sirbi üle võtnud toimetus Kauri Kenderi juhtimisel näelda, et kuna nad arvestasid luulekogu, mida nad ei oleks tohtinud arvestada, siis nad taandusid nädala jooksul. Et see on see luulekogu, mis siis ilmus hiljem, mille pärast kogu see asi näelda, et see on avaldatud 2019 ja Sirbi asjal kell 2014 pluss miinus. Nii et võt, see on Eesti kultuuriloolises oluline asi. Võt. Siis on veel muidugi Kontra, kes on selline, ma arvan, et ta on nagu huvitav autor, ma lihtsalt ütlen, et me oleme püüdnud Lullusel leida mingit teksti temalt. Ja ma ei ole veel saanud nagu päris asja. Kuna mõned on natukene nagu võib-olla liiga vulgaarsed Lullu jaoks, mingid asjad nõuavad mingit konteksti ja samal ajal tervikuna ta on ülioluline ja kui keegi võiks Eestis nagu esindada luuletamise rõõmu, siis see on nagu Kontra. Et mina kusjuures ka siin podcastis olen sealt raamatust mingi sellise leidnud. Ja, et mingi just siuke, mis oli täpselt lihtne ja täpselt raske ja täpselt siuke mõnus, et ma otsin üles selle pärast sulle ja soovitan sulle. Siis saab jälle ühe Lullu nädala saab kaelast ära, et ei pea ise otsima. Aga Kontra on et tema kindlasti süstis minusse sellist nagu teksti, lihtsalt seda puhast nagu teksti tehnilise mingi leidude, mingit seda lustimise rõõmu. Tal oli mingi luuletus ja ma olen kahes kohas seda näinud. Üks oli lihtsalt tal ühes kohas oli fraas, kus oli fraas oli, et viisata mind Poola lasti, läksin sinna pool alasti. Ja siis oli kõik, mingi pointi seal ei olnud, ta lihtsalt leidis selle, et see pool lasti ja pool alasti on lihtsalt nagu samad tähed, aga kui sa teed tühiku teise kohta, siis muutub kogu tähendus. Ja siis kui ma leidsin selle 2 fraasi, siis ma hakkasin ise nagu otsima neid, nagu seda sama mängu edasi mängima. Ja ma hiljem olen lugenud selle luuletuse täispika versiooni, mis ei olnud üldse hea. Aga lihtsalt see 2 rida oli lahe nagu alguses. Et siis ma ütlen, kui ma olin keskkoolis, ma lugesin selle asja, siis ma leidsin mingi, nüüd uus Dodge Viper usteta saab sisse Viper usteta. Või nagu, et mingi, see on nii mõnda. Ja siis lihtsalt see nauding sellest, et sa leidsid selle Viper usteta nagu sõna oli nii tore nagu. Et Kontra pakub sellist. Ja muidugi Joonas Veerma. Alaska, Joonas Veerma, ma mõtlesin selle kaasa. See on niisugune, seda kuskil väga ei näe, midagi on ära ostetud. Suure hiti mure. No ei tea et me ei tihanud tegelikult teda, me oleks võinud juurde teha teda, aga me ei teinud, sest me arvasime, et ega ta rohkem ei müü, aga ilmselt oleks ikka müünud ka, et nüüd on tagajäänud järgi ja nagu, see kogu aeg niisugune tunne, et nüüd on hilja, nüüd pole mõtet teha nagu. Räägi sellest kogust ka põgusalt. Vaat siin ongi see sama, et kui sa küsisid, et mis see suhe selle Instagramiga ja mingisuguse sotsiaalmeediaga. Mina ei ole väga Insta luuletaja üldse kunagi olnud. Ma olen Instagrami mingi 3 luuletust pannud oma elus. Minu peamine kanal tegelikult oli kunagi Blogspot. Kolisin üle Facebooki, kui see oli selline elujõuline. Ja seal ma tegin naljapilte ja panin üles luuletusi. Ja siis tegelikult
ma isegi ei saatnud neid kuskile kultuuriväljaandes, mis panin üles, aga värske Rõhu peatoimetaja Karoliina Pihelgas kirjutas mulle mingi hetk, et kuule, et äkki tahad saata ka ikkagi, siis ma saatsin ja siis nagu avaldati, siis juba oligi niisugune nagu, et noh, et hakkasin liikuma lähemale, et tegelikult võiks ikkagi need ära trükkida. Ja kui mingi teatud arv sai kokku neid tekste, siis tundus nagu hea nagu lõpetada mingi aeg ära näelda oma elus. Ma olin neid tekste üsna palju kui lugenud, laval käinud mingisugune neid. Ja siis ma nägin, et siis samas jutusaates käis mõni aeg tagasi Elisa-Johanna Liiv, Pant kirjastuse ja Pant endise raamatupoe üks tegijatest. Ja siis ma tundsin Panti inimesi ja siis ma nagu mingi hiilisin ja ütlesin, et kuule, mul on käsi. Ma ei olnud kunagi öelnud ise, et ma kirjutan, ma ise käisin raamatutest rääkimas, et ta ei teadnud üldse, et ma midagi kirjutan, et ma mingisugused asjad on. Ja siis nii nagu Elisa-Johanna rääkis, oli tõsi, et ma saatsin käsikirja ja ma jäin ootama, et mis nad ütlevad selle peale. Ja kui nad ütlevad, et nad ei avalda seda, siis ma ei saa sinna poodi enam kunagi minna. Ma muidugi ei teadnud, et see pood kinni pannakse, selle ma arvasin, et see on suurem traagika nagu. aga jah, ja siis nad kuidagi vastan mingi nagu väga pikka aega, 1,5 nädalat. Aga 1,5 nädalat inimese jaoks, kes nagu on oma mingisuguse ulatunud oma selline nagu töö viljakesed, on väga pikk aeg, siis ma ei saa magada öösel öelda mingi hirmuga mõtlesin, mida nad arvavad, et aga lõpuks ikkagi avaldati. Ma ei tea, kui hea luulekogu see lõpuks on, aga see on tore, et on olemas ja see on mingid väikesed leiud ja nagu jah, et mul on hea meel, et selline mälestus sellest ajast on olemas. Aga nüüd sul on uus luulekogu? Mul on uus luulekogu, jaa. Et nii nagu Alaska mõnes mõttes oli selline 2015 kuni 2022 vahemikus tehtud mingid tekstid, mis on üks peatükk, siis kui me alustasime sellest luules lämmist, siis ütleme viimased 4 aastat on mõnes mõttes sellise luules lämmi tähe all olnud. Ja siis tundus hea mõte need slammi tekstid lõpuks kuidagi koondada ühtede kaante vahele ja avaldada raamatuna, mille pealkiri on 6,6. Kirjastus on sama Pant, meil on nüüd hea suhtlus ja nüüd ma ei karda enam, ma lihtsalt saatsin, nüüd läheb avaldamiseks. Et teeb mulle lähnükene, et luulekogu sai valmis. Seal on puhtalt tegelikult nagu seesama Prõmm või Slam Prõmmule tehtud tekst, tegelikult on mõnes mõttes paar tükki, võib-olla 2 või 3. Et ma tegelikult ei kirjuta sinna Prõmmule üldse nii palju neid tekste, aga nii kui sai hakatud rohkem nagu seda 3 minuti formaati tegema, siis tekstid hakkasid iseenesest nagu pikemaks minema. Ja see on pigem nagu huvitav, et see piirang on hea. Ja mitte isegi ülemine piirang, sest et 3 minutit, no enamik nagu luuletused ei ole 3 minutit luuletused, nagu kui me võtame luulekogusid loeme. Et see 3 minutit on pigem, et okei, nüüd ma teen pika teksti. Ja see hakkab jälle avama mingeid uusi asju, et sa kirjutad oma selle mõtte ära, okei, aga laienda, muuda, mine edasi, vaata, nagu too mingi üllata moment sisse. Ja see mäng nagu on lahe. Et see kindlasti avas midagi, mida Alaskas on enamaks ülilühikesed tekstid tegelikult peaaegu ongi, peaaegu nagu, et kas see on luuletus või see on nali või mis asi see on lõpuks, et kas see on, ta on luulekogu lihtsalt seetõttu, et ma ütlen, et see on luulekogu. Samasti võiks olla see ka mingi anekdoodi raamat põhimõtteliselt. Nagu, ja ma ütlen, ja siis on anekdoodid. Nii et uus raamat on valmis ja vist ei ole veel läbi müüdud. Aga mismoodi see raamat eriline raamat on? See raamat on eriline raamat seetõttu, et kui me rääkisime alguses punktidest ja sellest, et inimene peab lavale, loeb luuletuse ja inimesed annavad talle punkte ja siis see on võitja, siis see toimub sellises kirjandusõhustikus. Aga raamatus üldiselt mingit punkte ei ole. Ja siis mul tuli mõte, et aga mis oleks, kui ei oleks punktid. Aga kui oleks, siis nagu kuidas või et mingit publikut ei ole. Ja seetõttu ma võtsin ühendust uuringufirmaga Emor, et mis oleks, kui me teeksime veebiküsitluse ja hindaksime kõik luuletused, mis tuleb luulekogusse, 1-10 pallisüsteemis ära ja saadud keskmise avaldaks siis luulekogu lõpus.
Ehk siis loed luulekogu läbi, mõtled, et kas oli head või halvad, ei oska otsustada, siis vaatad nagu, et mis rahvas arvab. Ja nüüd märtsi lõpus aprillis toimuski see uuring. Kokku oli 512 inimest, kes osalesid selles küsitluses. Iga inimene hindas 4-5 teksti. Kuna tekstid on pikad, see ei jaksa seda järjest lugeda ja andsid siis oma hinnangu. Nii et sellest tekkis edetabel, nii et luulekogus lõpus on kirjas, mis on kõige parem luuletus ja mis on kõige halvem luuletus ja mis on keskpärane luuletus. Nii et jah, et selline nagu lisa väike element on selle juures, aga kellele ei meeldi, ei pea vaatama neid numbreid. Aga nüüd küsimus on selles, et kas sa suudad mitte vaadata? Jah, minul oli rõõm seda luulekogu lugeda enne veel, kui need Elmari tulemused olid olemas. Ja siis lugedes ka mõtlesin, kuidas ma ei oskaks siia mingeid palle anda. Aga kas sul on meile ette lugeda seda su võiduluuletust, millega sa käisid luuleprõmmul? Luuleprõmmul? Mul on küll, ma võin küll lugeda seda, aga ma ei loe. Okei. ma mõtlesin lihtsalt seda, et kusjuures on huvitav, seal luulekogus on 26 luuletust, nüüd see on pikad tekstid ja see luuleprõmmu või Euroopa luuleprõmmu number 1 tekst on punktiskoori mõttes 19. Et ta on peaaegu lõpus. Nii et see on väga huvitav, mis asjad nagu töötavad või mis inimestele meeldib. Ja see valim oli lihtsalt 18 pluss eesti keelt kõnelevad inimesed ja rohkem piiranguid ei olnud. Ehk seal vanusegrupid 18 kuni siis kaasartud 75 pluss vanusegrupp on esitatud väga tugevalt. Et ta on täielik, seal ei ole nagu, et me tahame nagu, et inimesed, kes loevad luulet või kes on kirjandusega tuttavad, et see on kõik. Ja see on esinduslik valim. Aga ma seda võiduluuletust kuna sellest on ka mingisugused salvestused. Jah, see on salvestusi ja ma olen selle lugenud üsna palju, sest see põhiliselt ei ole nagu huvitav. Aga mul on üks, kui ma lugesin, mõtlesin, mida ma võiks täna lugeda, siis ma leidsin ühe luuletuse, mis sobib siia saatesse. Ja see on lihtsalt ma käisin ühe luuleõhtul, ma lugesin selle ette ja järgmine päev ma läksin Rahvaraamatusse. Ma tahtsin midagi küsida sealt mingit, kus teil need kultuuriajakirjad on või midagi nükest. Ja siis see inimene, kes oli teisel pool letti, ütles, et seal pool, aga et kas teil see Rahvaraamatu luuletus on kuskil avaldatud ka? Ja mul oli nagu mingi, ja see Senarita käis see luuleõhtul. Tere! Nii et ma loen hoopis teksti, täna kuulsin raadiost. Täna kuulsin raadiost. Vastavatud Rahvaraamat ootab sind 7 päeval nädalas. Kartsin juba ette, et valmistan neile pettumuse. Samas vaatasin kalendrit, asis ära käia. Rahvaraamatus on vaadata küll ja veel. Märkmikud, pastakad, uudiskirjandus, tagapool ka luuleraamatud. Ostnud ei ole, mõnda olen sirvinud. Täna trenni ei jõudnud, käisin taas Rahvaraamatus. Jälgisin silmanurgast teisi. Huvitav, kas nad on ka selle reklaami pärast. Osadega juba tervitame. Nüüdseks olen 2 nädalat pärast tööd käinud. Täna kuulsin raadiost, Refid Plus ootab mind 7 päeval nädalas, Peterburi maantee 57. Mul ei ole autot, nii siis läksin sinna bussiga. Jõin masina kohvi, lugesin ajakirja, aeti ära, rohkem ei lähe. Tagasi teel kuulsin, et büroomaailm ootab mind 5 päeval nädalas. Mul on vaja süsteemi. Büroomaailmast sain kalendrimärkmiku. Olen 6 aega järjest käinud Rahvaraamatus ja büroomaailmas. Vaid mõnel korral olen saatnud kirja, hei, täna ei jõua, aga soovin edu või öelnud, et tervis on kehv. Ja, halloo, ma tean ema sünnipäev, ma olen praegu Rahvaraamatus. Mul mõned käigud veel, ma jõuan. Kui ma ei jõua, ma helistan või saadan sõnumi.
ma tõesti püüan, alguses astusin, aga nüüd juba jooksen rahvaraamatust läbi, näitan nägu, tervitan teenindajaid, terve sügis olen olnud eeskujulik. Enamikel õhtutel on linnuke kirjas. Hiljem ei ole ma seda raadioreklaami kuulnud ja ei ole päris kindel, kas see oli olemas. Hakkan selles aina rohkem kahtlema. Teistelt küsida on veider. Praeguseks olen leidnud tasakaalu. Iga päev ei käi, aga paar korda nädalas igaks juhuks. Enne uinumist mõtlen pidevalt rahvaraamatu peale. Ja ma tõesti loodan, et see on kahepoolne. Vaata selline luuletus. Kõlab nagu minu elu. Rahvaraamatu teemal. Suur aitäh sulle tulemast. Suur aitäh inspiratsiooni eest. Ja. Mina nüüd siit mitu kogu võtan kindlasti lugeda. Ja palju edu su uuele raamatule. Ja, aitäh sulle. Aitäh, et kutsusite. Ja jääme lugemiseni.